videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja stuudio on mind täis. Peab ütlema, et lootus oli, on ja jääb. Praegu nii-öelda uue raviskeemiga tundub, et tulemus on, ma ei hakka välja ütlema, võib-olla saate vihjest ise aru. Ainukesed nüansid on see, et hirmsasti väsitab ära ja kipub kohati magama panema, aga siis võib ju kerge tukastuse endale lubada, pole midagi parata. Ja pärast seda on jälle etem. Üldiselt nii, et isegi need kõige jubedamad torked on kuidagi taandunud ja võiks öelda, et mu usk aina tugevneb. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot. Jah, eks sellega ole ka niimoodi, et seleta nüüd ära, miks ma seda teen, kas või endale. Aga kui sihelmine hääl ütleb, et vaja, siis on ka vaja. Olge tänatud, ilma teieta. Ma ei taha küll nii musta stsenaariumit hakata maalima, aga oleksime kõik siin meessoo esindajad vähemalt tavalised, suisses sahistavad ja aina tigedamaks muutuvad penskarid kodus. No mis on penskari häda? Penskari häda on see, et ta on teatud asjadega harjunud, teatud asju tegema ja nüüd tal ei ole vaja neid teha. Võiks öelda, see on küll täitsa ropp ütlemine, et ta on saavutanud vabaduse. Ta ei pea enam midagi tegema, aga selle prõtset teine kannikas on ja ega siis keegi ei tahagi, et ta midagi teeks. Jah, muidugi jube on selle juures ka kuuluvustunde kaotamine, sest sa ei kuulu mitte kuhugi. Sa võid rääkida, muidugi käia kuskil kaupluses, saada kokku susisahistajatega ja rääkida, mis vahendiga sul proteesid suus seisavad. Ma ei saa sellest rääkida, ma pean valetama hakkama. Mul on nii palju kui näha on enda omad ja ega asemele polegi midagi istutatud, millega päris mitmed ei saa sugugi kiidelda. No mis siin kiidelda, on nagu on. Teinekord lihtsalt olud muutuvad ja vaat olude muutumisega on ka niimoodi, et ega olude muutumisest nüüd ennast üles pooma küll ei hakka. See ei ole lihtsalt gentlemanlik, aga naditunne on sees ikkagi. Sellepärast olge 1000 tänatud toetajad. Saab ikka pidada seda hoonet, kui läheb väga hästi, isegi kõpitseda suti tehnikat. Te olete ju tähele pannud, et ega kõik ei kuku nii hästi välja pildi ja heliga, kui võiks välja kukkuda. Aga on nagu on. Ma panen nüüd igaks juhuks ka kellakese aega arvestama, et jutt liiga pikaks ei läheks. Jah, koos me teeme midagi ära ja vaat mis see miski on, mida me siis teeme. Kui me võtame analoogi või eeskuju või võrdlustüki, näiteks kaasaegse
andku mulle see ja teine ja kõik andeks, kui ma terminitega metsa panen, ma ei ole neid termineid iidamas, taadamas kasutanud. Võtame võrdluseks, paralleeli tõmbamiseks, mõistmiseks kaasaegse popmuusika. No tähendab need tipud, mida me näeme konkurssidel, Eesti fucking laul ja muu taoline. Ma ei saa aru, meil kiruti ja kirutakse tõenäoliselt edasi venestamist, aga anglitsismide rünnak ja see, kuidas kutsikad juba kiitlevad, et mina ei suudagi eesti keeles kirjutada, ma pean inglise keeles kirjutama ja siis see, mis nad kirja panevad, on vähemalt võrreldes sellega, millised olid mu esimesed kokkupuuted inglise keelega, mis tugines ilmselt Oxford Englishile. See on jube. Aga no, eks see mingisugune siuke kadakasakslus ja võsainglus ja ei tea mis, lase tema olla. Võib-olla see käib asja juurde, sest näe, ma tulin läbi. Ma tönkan natuke Englishit ja tönkan ka vene keelt ja tönkan veel midagi, kui on surmahäda käes või noh, liiter õlut keres. Ma avastasin muide Austrias rongi peale minnes, tormas juurde üks naisterahvas ja küsis mu käest midagi saksa keeles ja ma automaatselt vastasin talle ka. No see ei olnud ka päris puhas saksa. Ja siis, kui me olime rongi astunud, siis ma mõtlesin, mis kurat ma talle nüüd ütlesin. Äkki ütlesin nii, nagu ei ole ja tuleb veel kallale teine saksa keeles. No ei tea, õnneks läks. Või vähemalt ta pidi olema viisakas inimene. Hea küll. Ma ütleksin, et meie nii-öelda muusika on muutunud mõneti, tsirkus on mu jaoks jälle nii püha sõna, et ma pean kasutama siin võib-olla palaganiks või midagi taolist, mis ei ole halvustav, mis on lihtsalt stiili määrav. Seal käib meeletu kostüümi, draama, suitsupilved, kõik välgub, kiuksub, tont teab, mida tehakse ja kuskil seal vahel keegi ka ütleb miskit. Aga mis ta ütleb, see jälle on niisugune, et aga mina kannatan ja mina pean saama sellest üle ja mina, no on nagu on. Teine nüanss on veel see, et heaks lauljaks ja artistiks saadakse mitte laval esinetu kaudu, vaid igasugustes telesaadetes osalemise läbi, olgu see siis Mängime Eestit või Eesti mäng või mis ta oli ja nii edasi. Tunnistan puhtsüdamlikult, ma ei vaata telekat pikemat aega. Loobusin sellest, no aastat 10 või 15 tagasi Võrumaal, siis kui poeg ütles, et mis sa sest telekast vahid, paneme parem mõne hea filmi. Ja ma nägin, et ta oli loobunud teleka vaatamisest, mida me muidu kindlatel kellaaegadel vaatasime. Aktuaalsed kaamerad, noh ja nii edasi. Iseenesest hea saade, ainult et Tallinna Ilma ja kes kurat selle teksti kirjutanud on. No aeg-ajalt niisugused tunnetuslikud momendid on ja ei ole ka ja telesaated. Kui sa oled ikka tantsinud tähtedega või olnud tantsitavate hulgas, või ma ei tea, Eesti mäng või mingi viktoriin või mida, siis sa saad kuulsaks, sa oled hoobilt hea laulja, sinust võib saada Riigikogu liige.
eriti kui sa oled targem kui, kas see oli 3. C või 5. C või mis see oli, siis võib tõusta kõrgele, võib saada ministrikski, aga samas pean tunnistama jälle, et olen ju rääkinud sellestki, kuidas debiil, seltskonna debiil võib tasahilju tõusta akadeemikuks. Tõsi, konkreetsed juhtumid on siiski Venemaal. Aga ega päris kindlalt ei või öelda ka. Ühesõnaga, meil toimib Ivo Linna lauldud prohvetlik laul, see on Soome autorite oma. Tähti üheks õhtuks meist kergelt tulla võib ja homme juba kustume, kui poleks olnud olemaski meid. Need on read, mis tegelikult võiksid nii mõnelgi kutil olla külmkapi ukse peale kraabitud või kleepsuga pandud. Aga jah, ma alustasin sellest, millega tegeleb teie toetatav Nõmme raadio. Kui võtta nüüd esmaspäevast edasi, kuigi tavaliselt peaks ju olema niimoodi, ütlen ilusas emakeeles ladies first ja alustama peaks reedest, aga ei. Esmaspäev. Andres Raid, talle omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga näitab meile, millist jama sõnas ja kirjas valdavad meie kutsutud ja seatud tegelased. Iga aastaga üha hullemini, ma ju mäletan, mida ta ettevaatlikult üritas niimoodi Nõmme raadiosaadetes välja torgata. Ta kartis, et ma võin pahandada. Ma arvan vähemalt, ei pahanda, läheb nagu läheb. Kui mehel on midagi öelda, siis mees ütleb või läheb teise tuppa häbenema. Jah, ja inimesed harjuvad, võib-olla koguni lepivad sellega, et kui tuleb lipsu ja pintsakuga ja hakkab rääkima, kuhu ja kellele panustati, kuidas siga panustas kurge ja kurekael oli. See läheb natuke liiale, aga tegelikult umbes selline see on. On terve hulk inimesi, kes saavad aru, millest räägib Andres Raid, millele ta ka teises plaanis vihjab, millised on välja uuriva ajakirjaniku teadmised. Nii et minu meelest selline värk tasuks nagu äragi. Igor Gräzin, tema põimib oma juttudesse hulgaliselt asju, millega võiks paralleele vedada täna meil siin praegu kohe toimuvate asjadega, kusjuures ta põrutab ka erialaliselt otse, et mida te kurat teete. Ei saa olla niimoodi, et pisiasju uuritakse nii kaua, et pisiasja omanik ei ole enam huvitatud tulemusest ega uurimisest ega millestki. Rõõmuga tuleb tõdeda, vaat Igor Gräzin on niisugune huvitav tegelane, et mingu ta kuhu tahab, aga alguses sõimatakse ikka. Ja Igor Gräzin viib mõtted ka selle peale, et inimesi sõimatakse nende parteilise kuuluvuse pärast, just nagu kuuluvus nikastaks midagi. Samas ma tean mitmeid inimesi, kes on parteisse astunud
ainult oma karjääri nimel. Rõõmuga tuleb tõdeda, et Igor Gräzini mõistjate hulk suureneb ja igasugused sellised, et vot see partei värdjas tuleb maha tappa ja bo. Taas võib küsida, mitu inimest on partei? 3, 4? No nii palju küll ei ole. Ja seega kui me võtame, et parlamendiparteide summa ongi Eesti, siis peaks ju asi selge olema. Kertu Luisk, tema valgustab meid ääremaal toimuvast, sest ega ta sealt kaugemale eriti tulla vast ei tahagi. Tee ennast korda, tee oma kodukant korda ja eks sa siis vaata ja kiru seda, mis Tallinnas on, kuigi seda ridade vahel ta ütleb ka üsna otse, et millest te mehed õige mõtlete. Ta näitab, et näe, jälle läks põrinal troon üle Võru. Mitte mingit häiret, mitte midagi. Siis tuleb telefoni korraga proovi häiretis. Milleks? Mul on tegelikult telefon suure osa ajast välja lülitatud, sest ma ei helista naljalt kellelegi, hääl hakkab juba kärisema ka ja ega mullegi keegi helistab, mis on hea ja ilus. Aga siin tekib see küsimus, et kui üks tark ja tore naisterahvas ütleb, et öösel 4 tükki järjest lendas üle tema maja. No kas nüüd otse üle või natuke kõrvalt, kurat seda teab. Ega tema ei tea, mis asjad need on, aga öisel ajal nüüd naabri Kusti küll oma pisikest põrri lennutama ei hakka ja see teeb hoopis ka need väiksemad siuksed. Aga kui ikka mopeed, nõukaaegne mopeed üleval on, vaat siis midagi on. Ja tekib küsimus, tekkis siin naisterahvastel, aga ma ütlen teile ka, mis ma selle peale ütlesin. Kui meie taevas lendavad droonid, kurat teab kuhu, no võib-olla Prantsuse lennuk laseb midagi alla ka, kas nüüd meie kohal või Läti kohal, polegi tähtis. Aga kui meie taevas lendavad droonid ja mitte keegi ei ütle mitte midagi, siis see tähendab, et need droonid on ju meilt õhku läinud. Ja me ju ei anna häiret, kui meilt igavesti rammus pommitaja läheb kuhugi. Ei, see on saladus, seda ei ole, pane näpud kõrva, ei kuule. Ise püüan ma Nõmme raadios seletada inimestele inimese enda kõll olemust. Seda ma olen teinud mitmes saates varem ka enne seda, kui see kole tõbi mu maha tõmbas, no sellega tegeletakse ka. No see, kus üks kops oli trombe täis ja teisest vaata, et vedelik loksub üle ääre. No nüüd on muidugi parem, aga tohtrid tegelevad sellega hoolega. Sest no vaata, kui tohter hakkab midagi avastama, siis tal nii-öelda hammas verel, ta ei jäta enne järgi, kui ta selle kätte saab. Ja muidugi tohter on jälle ka omaette tegelane, sest arsti empaatia on tükkis teistsugune kui see laiatarbe empaatia, mida meiegi empaatiana mõistame. No empaatia, see kunagi defineerisin, et see on sinu valu minu südames. No seda muidugi mitte südame-veresoonkonna haiguste mõttes, vaid see on kujundlikult öeldud. Arst
ei tohi hakata raskes seisus patsiendi peale poole töö ajal lahinal nutma. Ei tohi. Meedikul on kõva närv ja omapärane huumorimeel. Jah, ma püüan selgitada, mis toimub inimeses endas, ehk siis kui ladina keeli ilusti öelda, siis temet nosce. See on tsitaat, väidetav tsitaat, ma ei tea, kes seda kuulis, aga väidetav tsitaat Delfi oraaklilt. Ja kuskil kenas seina peal oli ta ka niimoodi täies tarkuses ladina keeli kirjutatud, ei tule mul praegu meelde. Kõige hullem on see, et kõik see, mis me räägime, need, kes kuulavad, vaatavad, inimene tahab ju näha ka, mis nägu ta siis on, kui ta seda ütles. See on oluline inimese jaoks. Kõik see hakkab mõju avaldama 10 aasta pärast. See tähendab, et praegu ongi õige aeg sellest rääkida, sest see üleüldine argus ja sektantlik eneseõigustus on jõudmas haripunkti. Kõik koos kampas püüame näidata, et maailm ei koosne refleksidest, vaid ikka mõtlemisest ka. Aga see harjumine tänapäevaste mugavuste ja tehnoloogiaga, see muudab inimest. Isegi meedias on järjest rohkem pealkirju, kus poisikesed loopisid inimesi kividega. Poisike viskas bussipeatuses vanainimesele kiviga vastu pead. Kivi! No ma ütleksin, et see on kivi, see oli poolik tellis, kurat. Tõsiselt, pildi järgi. Ja see ei olnud mitte, et pilt on illustreeriv või niisama pandud. See oli ehe pilt. Muidugi igasuguse sitaga loopimine rõdult ja akna vahelt, see on tore. Ja vot, see näitab, et meil see mõistus järeltuleva põlve poole vaadates hakkab üsna ära kaduma. Aastat 7, 8, 9 tagasi juhtusid esimesed meediasse jõudnud tüdrukukampade kaklused. Need süvenevad. Soomes pidi asi Soome ajalehtede järgi kaunis kole olema. Lapsed, meie tulevik. Inimesed täna ei mõista enam tähendamissõnu minu pärast kas või piiblis, kas või Uuest Testamendist ja ega igaüks ei ütle ka, et kes Uue Testamendi järgi neid tähendamissõnu ka esitas. Me ei mõista enam õpetlikke muinasjutte, me oleme need ümber lasknud teha kellelgi. Et oleks happy end ja nii edasi. No mäletan mina kauges lapsepõlves, mis ma olin 5., 6., siis oli saksakeelne raamat Max und Moritz. Need olid siuksed saksa rahvajutud ja need olid sellised, et ma ei ütleks, et ma sel ajal õrna hingega olin, aga need olid jubedad, kohe nagu naljad Hispaania kirjanduses. Max ja Moritz mõlemad, mis nad olid? Mingid poisid olivad, kuskil ma nägin ühte katkist lehte ka, aga jah, need Max ja Moritz, need olid koledad, nii et kui ma nägin nende nimelist vorsti poes, siis ma mõtlesin, et no milles kurat see nüüd tehtud on ja kuidas nii avalikult siis. Aga me ei mõista
ja kui keegi üritabki mõista minu pärast kas või piibli tähendamissõnu, Uue Testamendi tähendamissõnu või vanu muinasjutte lugedes neid kas või 100 aasta vanuses tõlkes eesti keelde või veel vanemates kirja pandud ürikutes, siis kui keegi üritab mõista, siis ta on kas lamemaalane või vandenõuteoreetik ja kuidas sa hakkad lastele seletama, et näiteks punamütsikese kirjeldatud riietus oli klassikaline saksa keskaja prostituut, no ei hakka ju. Samas muidugi see jubedus meil ikka on rahva ütlemised, et hoia kaev puhas ja ära sülita kaevu ja seal kurat terve hunt on korraga hambad laiali kaevus. See on sama hea kui, see on muidugi anekdoot, ma väga loodan. Reporter tänavaküsitluses pidas kinni esimese noore inimese, kas ma tohin esitada ühe küsimuse ja ikka tohib, kuhu poole ma pean näidatama nüüd mikrofon nina all ja reporter küsis, kelle kutsus taat appi, kui ta üksinda naerist välja tõmmata ei jõudnud. Ma nüüd ei tea, mida teie mõtlete, aga see juhuslik vastaja pärast pausi proktoloogi. No vot, see on meie muinasjutu haridus. Aga samas ei ole lõppenud veel see sugu. Üks kena naisterahvas tegi mulle suure lugemisrõõmu, see on Andres Raidi viimase saate kommentaarides. Jürgen Ligi on nagu eestikeelne Chuck Norris. Kõigega saab hakkama või kõike oskab või mis ta seal kirjutas. No aga ongi Superman. Millest ma rääkisin eelmises saates? Kes sellest aru sai, võib endale juba avansiks teha pika pai, nagu ütlevad klassikud. Kõigepealt ütlesin ma välja jubeda lause. Ärge otsige vastuseid mõttetutele küsimustele. Otsige küsimusi, millele on mõtet vastata. Ise ütleksin siia vihjena, et need on miks küsimused. Miks me oleme jõudnud siia, kuhu me oleme jõudnud, aga see muidugi läheb Schopenhaueri 4 küsimuse kanti. Rääkisin ka, et Bill Gatesi väitel ei ole inimest enam tehisintellekti ajastul vajagi mitte. Ja mida see kuradi tehisintellekt siis tegema hakkab? Inimteadmisi maha kirjutama ja neid kordama. Tõin ju ka selle näite, et orjus algab hetkest, kui sa hakkad ihaldama vabadust. Seega, kui sa leiad, et olud, kuidas ma selle nüüd kokku pikiksin? Mina olen paremaid olusid väärt või midagi taolist. No jah, rääkisin ma teile titest, kuidas tehakse kindlaks, millal titt hakkab asju samastama, et kui siia taha läheb nüüd ümmargune ja välja tuleb kandiline, ta võib olla alguses rahul, aga kuu aja pärast, mis kurat see nüüd on, kus see ümmargune jäi, hakkab otsima silmadega. Titt areneb. Arvestades, kus kohast ta tuleb, ta peabki arenema. Ma ei mõtle nüüd niimoodi ropult, ma mõtlen seda, et ta tuleb ju suletud keskkonnast.
sellest, kus ta ei ihaldanud nii väga vabadust, kus tegelikult oli tal hea olla. Süüa sai ja rahulikult pime, mitte mingit valgusreostust ei ole, sai siputada ja kõike. No mis tal seal häda, aga ei. Visake ta välja. Rääkisin ka akadeemik Pavlovist. Võib-olla mõnele jäi meelde, mitu aastat veetis akadeemik Pavlov koos perega suved Eestis. Vihjena ütlen, et aastaid sama palju kui Baku komissare, kes need täpselt olid, ega ma enam ei teagi, kuigi nad olid kahtlased juba siis. Jah, Sillamäel, Türsamäel, kui täpne olla, see on kui Sillamäe võtta siis siia ülesse poole, mere poole, vene keeli siis Tjurseil. Igavesti, jah, see vene keel on oma hääldustega kohati väga imelik, aga kõigega harjub. Akadeemik Pavlovist rääkisin ma sellepärast, et oleks võimalik akadeemilistele tegelastele toetudes hakata vaikselt solvama, et mitte Lepa ei ütle, et enamus teist on lollid, vaid akadeemik Pavlov üle 100 aastat tagasi ütles, et ühiskonnas toimib inimolendeid jaotav baasseadus, vaat siitmaalt siiamaani ja mitte tolligi enam. Ja see niimoodi jaotab inimesed 2, mitte ei poolita. Akadeemik Pavlov oma 100 aasta taguste eksperimentidega sai, et 10% on ühel pool, 90% teisel pool. Schopenhauer. Oi, pessimist ja küünik ja skeptik ja mis ta kõik võiks olla. Tema sai 5% ühele poole, 95% teisele poole. Kant. Tema sai 8 ja 92. Gerhard Roth. Tema kohta ma ütlesin, et tema on saksakeelses maailmas kõva tegija. Tema sai 15-85 ja sama suhe, kui te mäletate Margus Alviste juttusid, ta ütles seda 3-4 korda erinevates saadetes. 15% on võimelised iseseisvalt mõtlema, ülejäänud on lihtsalt klassikaline allaheitlik kuulekus. Väiksem protsent jah, on iseseisvalt mõtlevad ja neil on oma arvamus, oma seisukoht, võiks öelda. Ja nad on võimelised kaitsema oma seisukohta. Gerhard Rothi väites tuleb ka välja, et teadlik mina ei ole mitte see osa inimteadvusest, mis käivitab mingisuguse, et nüüd ma astun 3 sammu, panen lataka ära, vaid teadlik mina, siis kui ta on 3 sammu see isend astunud ja lataka ära pannud, põhjendab ja õigustab, miks sa nii tegid. Alateadvus käivitab tegevuse. Siin võib muidugi minna ka sinna südame kanti, et südamest on avastatud samamoodi mingisugused neuronid, mis tegelevad mõtlemise ja veel hullem ajule etteütlemisega. Rääkisin ka sellest, et AI, mida me nii austame ja propageerime, on loll ja tuim. Alles siis, kui AI-le. Kurat saab spikerdada ju. Aga ta peab mõtlema välja midagi uut. Ma tõin kujundina siin selle, et kui talle sisestada pilt, kuidas õun kukub puu otsast ja kui ta sellest iseseisvalt spikerdamata toodab Newtoni seaduse, siis tõuseksid mul küll ihukarvad püsti.
ja vot sama häda, mis AI-l on kõikidel headel õpilastel. Ta õpib hommikuni, silmad punased nagu lemmikküülikul, läheb eksamile, teeb 5 peale, läheb koju ja minestab või õigemini langeb sügavasse unne. Samas on need kutid, kes käivad palli tagumas ja teevad kurat teab mida ja tormavad eksamile ja keerutavad välja, saavad 3. Nad kasutavad oma aju sihtotstarbeliselt, mitte ei võta ainult mälu ette, kas sa suudad niimoodi, naamodi. Sellepärast ongi tihtipeale, et miks eksami küsimused nii keerulised on. See oli mul keskkooli ajal, kui, ütleme, et tegemist oli matemaatikaeksamiga ja see oli algebra osa, et miks need nii keerulised on ja siis õpetaja tuli ja asendas Q ja P ja Z-i A, B, C-ga ja ta sai valemi põhikuju, mida hea õpilane oma ajus välja mõelda ei suutnud. Et see on valemi põhikuju, ainult et tähed on teise kujuga. Madre de Dios, nagu ütles üks tegelane, las ütles. Ja rõhutasin ka seda, et kõige tähtsam on see, et inimesed alluvad printsiibile. Kõige tähtsam on mölajooks ja kehahoiak. Seda kuulsin ma esimest korda siis, kui ma olin kuskil 3.-4. klassis, aga aru hakkasin saama olles mõnekümne aasta eest. See inimmõistus, see on ikka ka inimarengu, seega määrab väiksem osa. Olgu minu pärast see 10%, kelle hulka võivad sattuda ka salongidebiilid. Need, kes oskavad ka seletada, et meie peame heitma pilgu tulevikku ja selle nimel panustama ja veel kord panustama. Mida, kellele, kuhu, seda ta muidugi ei ütle, aga ta on kuulnud, et panustamine on tähtis ja mölajooks ja kehahoiak ja aplaus saalist, kus mitte keegi ei saa mitte millestki aru. Aga häbi on ju öelda ka, et sihukese tiitliga mees ja kuidas ma tunnistan, et ma aru ei saanud. Ja vaat see kamp on nüüd sinna kuuluv, kes on Eesti Chuck Norrised. Nad oskavad iga asja peale midagi öelda ja Andres Raid rõõmust ruiates tõsise näoga ütleb, mida antud ekspert või antud akadeemiline seesamune on pealkirjas öelnud, milleks kutsuvad meid üles juhtkirjad, anonüümsed muide, ja nii edasi. Jah, kasuta möla, räägi seda sirge seljaga, otse silma vaadates ja sind hakatakse pidama targaks, ausaks, ma ei tea, avangardistlikuks inimeseks, keda iga mats ei mõistagi, aga minul refleks hakkas toimima. Mina ütlen, et mina saan aru, et tema peabki olema juht. Ja kõik kogunege nüüd minu selja taha, sellepärast, et mina olen juhi selja taga. Võtke järjekorda. Ja nagu ma mainisin, seesama vana küsimustik Schopenhauerilt. Mis juhtub, kui nii teha? See on praegu tagamõttega esitatud juba. Kui ma lasen sõrmed sirgeks, mis juhtub?
kui ma suudan seda välja mõelda, siis ma sõrmi sirgeks ei lase. Mis juhtub, kui nii mitte teha? Juhtub see, et ma hoian sellest asjast kinni. Mis ei juhtu, kui nii teha ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha, need on juba nii keerulised küsimused, et te peate ise neid tükk aega põrnitsema ja mõtlema. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, meine damen und herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavariši, tõstkem nende küsimuste algus mineviku vormi ja mõelgem sealjuures näituseks meie riigile, mille patrioodid me kõik vaieldamatult oleme. No ja kui küsida, et millega sa tõestad, et sa oled selle riigi patrioot, siis ma võin anda ka kõige lihtsama vastuse. Ma tõestan sellega, et ma ei ole siit veel jalga lasknud. Ärge mõelge valesti. Aga patriotismi ilming ei ole see, et ma võin välismaal palju kasulikum olla ja mu kapsas nagunii seal ja Šveitsi pangas. Küsime mineviku vormis, mis tehti, et nii juhtus. Mida ei tehtud, et nii juhtus ja juhtub lausa vääramatult ka edaspidi. Kes nii kaugele meie sõbralikest lamemaalastest ja vandenõuteoreetikutest jõuab? Teate, kirjutage mulle, lepime kokku kohtumisaja, ma teen teile ise, nii pika pai, ausalt. Mida teha, et selline olukord, olustik, selline ebameeldiv jama kõige oma totakate pealkirjade armeega ära lõpetada? Ma loen pealkirju, ma saan aru, nad tahavad klikke, aga kogu selle asja didaktiline moment on ju selles, et kurat, võtku te ajate lugejad hulluks. Siin võiks muidugi tuua sisse ka, teate, see võib tunduda seosetu. Aga kui ma olen vihjanud mitu raksu Uuele Testamendile, siis nüüd ka Vanale. Seal üsna hakatuses on, et Jumal ütles, saagu valgus. Läks õige mitu päeva mööda, kui tema tegi päikese. No mis see siis nüüd on? Aga siin on pull selles, et footonid olid ju olemas ja päikest võis vaja minna mingisuguse teise asja reguleerimiseks. Ja öö ja päev ja tiirlevad, pöörlevad kõik need värgid või ma ei tea, kuidas see lamemaalaste skeem käib. Ja footonitega, mis asi on footon? See võib ju mõnele anda lausa õnneliku momendi, et ma ütlesin kohe, footon on kõige tavalisem väikekärnane valguskvant. Ta on elektromagnetkiirguse, seega ka valguse kõige väiksem osake ja võib öelda ka vist, et energiaühik. Kui ma panin mööda, kirjutage mulle, põhjendage. Footonil ta on siuke kurivaim, et tal ei ole seisumassi ja tal ei ole ka elektrilaengut. Ta liigub vaakumis valguse kiirusega. Ei saa mitte pidama. Hiljuti muide avastati uus fenomen, kui ma tohin seda sõna siin kasutada. Tehnika on nii peeneks läinud, et neil
kellelgi kuskil kuidagi õnnestus hammustada footoni küljest tükike ära, mitte kääridega, mitte hammastega, ma ütlesin kujundlikult. Kuidas nad seda tegid? Teate, ma kardan, et see on 25 aastaks salastatud, see tuleb välja nagunii. Ja vaat siis tekkis omamoodi suur pauk. Nimelt juurde tekkis praktiliselt lõpmatu hulk uusi footoneid. Tähelepanu, minu daamid ja härrad, raiud lohel ühe pea maha, 12 tükki kasvab asemele. Ja eks siin muidugi ole ka suuremaid jõudusid vaja mängu tuua. No tuleme tagasi, tipa-tapa, tont selle footoniga, seda uurite ise kuskil teoses, kahtlemata on sellest juba kirjutatud ja mina ei oska teile ka öelda, mis keeles ma seda killukest lugesin, aga kuskil ta ette sattus. Võtame nüüd. See on seotud migratsiooniga muide. Võtame nüüd lahti oma kujutluspildis esimese Moosese raamatu. Tal oli neid mitu tükki. Võite vaielda, kas oli 5, 6 või 7 või kellegi tuttava vanaisa olla kuulnud, et tont temaga, aga esimene nii või teisiti pidi olemas olema. Avame 6. peatüki. Jätame selle esimese number 1 tähistatud lõigukese vahele ja läheme number 2 juurde, kus on kenasti öeldud, sõltuvalt tõlkest, aga põhimõtteliselt, siis nägid Jumala pojad, et inimese või inimeste tütred olid väga tema ilusad ja nad võtsid enesele naisi kõigist neist, keda nemad välja valisid. Ja eks nad valisid seal. No võt siin ei ole muidugi piirarvu öeldud, mitu naist igaüks neist saigi. Aga siin on muidugi tuleb aga meelde see, et man on inglise keeles mees ja inimene. Naine on woman, mis kõlab nagu kah inimene. See, no hüva, võtke mõistus appi, rahunege maha, ärge hakake siin midagi seletama, et ma niipidi loll, kole ja paha või ma teistpidi. Ja ma ei tea, kui need jumalate pojad igaüks võttis oma 4 naist, siis nad olid ju, ei, seda ma ei mõtle, aga tulemus oli see, nemad muudkui võtsid naisi ja sündis terve kari lolle, koledaid, tigedaid hiiglaseid. Millegipärast tuli mulle meelde need poiskesed praegu, kes loopisid katuselt alla igasugu rämpsu bussi peatusse, kanamune ja poolikuid telliseid. No võib-olla need on ka siis, et ei taha mitte mõeldagi. Vanajumal nägi seda. Ja vaat nüüd juhtub see kohe, arvestage Vanatestamendi suhteliselt algus. Et vanajumal ütles, et sellest sitast asja ei saa vaja vesi peale tõmmata. Tegelikult me nägime siin rasside segunemise tulemust. Ja kui mesinikud võiksid seda teada, minu meelest see toimus Rakvere kandis, kust ma seda tean, no ärge küsige, aga seal üks mesinik, kellel olid hirmus tublid, intelligentsed ja targad ja töökad mesilased, sai kuskilt teada, et Aafrikas on mesilased vaat sihukesed. Kui ta kurat tema nõukaajal või oli see koguni enne nõukaaega sai, aga tema tõi omale need mesilased
ja segustas ära ja esimene põlvkond oli usin ja tassis mett kokku, nii et ohohohoo. Vaata, et ajab üle ääre. Aga teise põlvkonnaga hakkas natuke nadiks minema, kuidagi laisaks läks. Kolmas põlvkond, need läksid tigedaks ka veel muudkui, aga kõigile kallale. No kõht tühi, tööd teha ei viitsi, selge see, et muudkui torkaks ja ma ei tea, kuidas ta neist lahti sai. Aga küllap siis vist need tarud põletati ära. Aga vanajumal selle sama rasside segunemise peale võttis ette, kutsus tema ühe viisakama kuti isa noa ja ütles, et tead, nüüd on nii, et mul on teatavad plaanid, aga sina ole mees. Ma ei taha kõike ju ära hävitada. Sina ehita laev. Mis tähendab ei oska? Haidi, ma panen sulle siin pikkused, laiused materjalid kirja ja hakake pihta. Mis sa virised siin? No ja niimoodi tuligi. Sealt võite ise edasi lugeda, fantaseerida, millised võisid olla puuduvad lõigud ja üleüldse. Inimene on igavesti tark elukas. Inimene mõtleb välja kõiksugu asju ja kui üks osa inimesi tahab teistele teha head, siis alati leidub keegi, kes mõtleb välja, kuidas see hea tegevus põrsse keerata ja juhtimine nii-öelda üle võtta, olla kangelane. Mina olen targem kui kõik need lollid, kelle ma paljaks teen. See on, ma mainisin eelmise saate lõpus ka, et hädasti vaja rääkida Cobra efektist. Cobra efekt ühiskonnas. Ega te ei kujuta ette, mis see olla võib. Meil võiks olla muidugi rahvuslik rästiku efekt, aga või no tegelikult eks meil jahinduses ja looduse reguleerimises midagi taolist ju on käivitatud ja ma usun, et ka Cobra efekt on selle tarkade mõtete rägastikut taga kuidagi vungi sisse saanud. See oli Indias. Indias on kobrad ja igasugused letsutaja-maod ja muud taolised. Kuna selgus, et neid on liiga palju, siis otsustati, et tuleb hakata hävitama. Aga kuidas sa kobrasid kontrollimatult hävitad? Keegi ei taha kobra lähedale minna, välja arvatud see. Aga palju tal siis neid kobrasid vaja läheb? Ja siis pakuti välja mingisugune rahahulk iga tapetud kobra eest. Alguses asi õitses, kobrade arv kahanes. Aga siis pandi tähele, et neid tapetakse ikka nii kuradi palju, et unmöglich, nagu oleks kohalik sakslane öelnud. Milles asi? Hakkajamad mehed, andekamad, orgunnisid omale koju kobra kasvandused. Ise aretasid kobrasid, ise tapsid normi piires, ise müüsid ja ise ütlesid teiste kohta, et idioodid, te ju ei oska elada. Noh ja ega see riigieelarvele nüüd hästi ei mõjunud, aga riigieelarve ongi ju see koht, kust saab varastada nii, et
Joh, haidi! Ja eks sinna kuidagi pidi. No ma nägin hiljuti ühte elektriarvet. Elekter ise oli 5 eurot 39 senti ja samas ülekandetasu oli 21 eurot ja 1 sent. Lisaks veel muud, see sooja südamega traadi peale mõtlemise tasu ja roheline ja lilladele ka natukene ja kogu arve oli siis selle 5,39 pealt 40, ma võin eksida, kas see oli 41 eurot 42 senti või midagi taolist. Jube, aga seda tehakse ametlikult ja need 90%, kes loevad ennast targemaks kui teised, ütlevad jaa, meil on vaja, muidu riik kukub kokku. Kuigi nad isegi ei tea, kuhu see raha läheb. Ja võt see kobra efekt ühiskonnas, eks ta lollidele ju tugineb. Lollid kütavad raha kassasse ja kobrataja võtab sealt välja, mis nii viga elada, lusti pidu pidada. Räägitakse meil ka tugevast keskklassist, muidugi keskklass on omaette nähtus, mida võib omamoodi defineerida või öelda, et keskklassi tunnus on see, et kodulaenu sa ei saa, sest sul on liiga väike sissetulek, aga toimetuleku toetust ka ei maksta, sest sul on liiga suur sissetulek. Vot, sedamoodi. Ja kui massi hulgas on empaat, iga 10 võib olla ju selline, kes südamest tahaks. Ma võtan akadeemik Pavlovi järgi, tahate võtke Schopenhaueri järgi või ükskõik. Kui massi hulgas 1/10 on empaat, kes tahab, et riigis oleks hea elada kõigil, et ei oleks siin jorinaid, et lapsed saaksid haritud ja et nad kasutaksid oma haridust siin, mitte raha teenimiseks, vaid riigi, rahva, rahvuse teenimiseks. Siis teda peetakse ju lamemaalaseks, lollakas. Ei oska panustada, nii et prillid lendavad ja nii edasi. Ja see muidugi, ma ei tea, kes seda ütles, aga see oli ka üks kõva mees, kelle nimegi vist ei sünni enam suhu võtta ja nii edasi. Aga ta ütles nii, et kui su riigil on nii palju raha, et seda saab jagada ka teistele riikidele, siis on maksud liiga kõrged. Uskuge või mitte, aga niimoodi ta ütles. Kuradi vandenõuteoreetik, lollakas siuke. Ja lähebki katki meie ühine illusioon. AI võtab juhtimise üle. Inimesed reageerivad nagu 7. klassi zooloogiast tuttav konn, kui talle lirtsti patareiga surnud peast muidugi voolu sisse lasta. Jalad tõmblevad ju haidi. Aga üldiselt, kui see akadeemik Pavlovi protsent välja tuli, tema pakutud katsed olid ka kenasti ja nägid välja head ja veenvad, vaat siis läks lahti sigin ja sagin tegelikult. Aga ainult teadusringkondades, kui me võtame teadusringkonna, siis 10-st 1 on seal kindlasti
seltskonna debiil, kui mitte rohkem. Aga ei tea, no neid on tuhandeid, eks ole, seega armeed on suured, arvestatavad. Sigin-sagin läks lahti jah teadusringkondades, aga ülejäänud ei saanud sellest öhhi ega möhhi aru. Ja iseenesest muidugi see on omaette uurimisteema, sest siin on vaja võrdlevaid andmeid ja nii edasi. Mitu protsenti teadusringkonnast või teadusringkondadest sellest tegelikult aru saab, et 10-st 1. Võib midagi välja mõelda. Ja saab aru ka sellest ja seda ühte peetakse ju hulluks. Aga oleme realistid, selliste hullude najal meie maailm edasi arenebki. Ja lõppude lõpuks iga ühiskonna kord, võta milline tahad, on kultuslik propagandasüsteem ja ainult. Kui me võtame piibli 10 käsku, no see peaks olema ka ikka Hammurapi seaduste pealt maha võetud ja me saame siit minna veel kaugemale. Milline religioon kehtestas ainujumala nii-öelda esimesena? Rehkendage. See religioon on praegugi elujõus. No muidugi, hea küll, seda teemat ma ei puutu, aga ütlen ise ka otse välja, see oli zoroastrism. Sealt on pärit legendid ja karta on, et need legendid, mis ma ei tea, mitme 1000 aasta tagant zoroastrismist tulevad läbi sumerite ja Egiptuse ja tont teab mille. Ma ei tea, kas te teate, et Egiptuse viimane vaara oli rahvuselt kreeklane ja naissoost. Rehkendage nimi välja. Sealt ta on tulnud ja ikka rohkem on ta muutunud kargokultuseks, kuigi ilmselt kargokultus oli ta algusest peale ja kui ma siin rääkisin, et piibli tõlkes oli vaja Aafrika mingile seltskonnale edasi anda atra ja nad ei teadnud, mis see on, nad ei kasutanud. Ja võeti tõlkesse sõna traktor, siis sellega põlistati ju traktor läbi aegade. Isa Noa tõmbas traktori käima. No ma ei tea, kas seal piiblis muidugi niimoodi on öelnud, et ta kukkus kündma. Võib-olla on. Ega ma ei ole asjatundja. Nii palju võib muidugi öelda, et see Neitsi Maarja lugu, see on soti kahtlane, sellepärast et ma kardan, et siin on midagi tõlkes kaduma läinud. Väidetavalt algeksemplaris olla kasutatud sõna alba, mis tähendas lihtsalt noort naist, mitte neitsit. Aga ma ei tea. Aga põhimõtteliselt jah. Ühiskond on propagandasüsteem. Sul ei ole ühtegi parteid peale meie partei. Mis sa ütled? Jesmassa korras. Ühiskond töötab, toimib, on keda lüpsta. Sittagi paremaks ei lähe. Nii palju kui ise teeme, kuigi meie 3. põlvkond võib olla ka juba loll ja tige. Nii nagu muide meil Eestis on. Kalduvus on. Poliitiline süsteem võib olla ükskõik mis asja nimeline, aga
noh, samamoodi võib-olla see tootmisvahendite värk, kelle omad need siis õieti on, kui sa ta endale ostad ja siis hakkad sa selle eest renti maksma või ma ei tea mida. Meil võib olla sotsiaalriik, sotsialistlik riik, meil võib olla diktatuur, teate, vahet ju ei ole. Üks rabab tööd teha nii, et kohvi, vesi kanni vahel keeb ja teine räägib, kui kasulik tema on riigile. Kuidas töötavad ühiskonnakorrad? Teate, ma hakkan liiale minema, vist on aeg varsti ära lõpetada. Massipropaganda on ükskõikse harimatu, mitte millestki aru saava ja mitte midagi mõistva, analüüsida sooviva, mõtleva, harimatu, tõesti piiratud inimese jaoks, kes ei saa üldse aru, mis nende ümber tegelikult toimub. Ja massipropaganda parim vahend on tarbi ja uhkelda sellega, mida sa tarbid, sest sina oled seda väärt. Mul on suurem kui sul ja nüüd kui küsime, miks? Mulle meeldib nii, lollakas lamemaalane. Ja siit me saame ka, et massi põhiülesanne on alluda masstootmisele. Olgu see siis, ma ei tea, valmis mõtete või laiatarbe kauba masstootmisele. Alluda läbi masstootmise, läbi selle, et mul on silt peal, kust ma selle kalli eseme ostsin. Sest mul on suurem kui sul. Nüüd peaks ilusti kenasti ütlema, et tänan tähelepanu eest. Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Kui kauaks, seda ma ei tea, aga ma tulen veel tagasi. Olge tänatud kõik, kes te toetate neid koledate mõtete esitlusi, mitte mõtteid ennast, muidu võib, kuuleb veel ja siis ai. Olge tänatud, toetajad. Olge tänatud, kes te järjest rohkem kaasa mõtlete. Olge tänatud kõik, tänu kellele meie püha sõda läheb edasi.